Nädalavahetusel Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Garage 48 puhul peab alustama ilmselt sellest, mis Garage 48 üritus üldse on. Garage 48 on üks vanimaid professionaalseid häkatoni korraldajaid üldse maailmas. Me oleme tegutsenud 15 aastat ja me teemegi siiamaani peaasjalikult häkatone. Mis see häkaton siis omakorda on? Mida need head ideed või ka halvad ideed siit saavad? No, ütlesid ise väga hästi head ja halvad ideed, et see ongi kõige parem koht, kus tegelikult väga lühikese aja jooksul saada selline kogemus ettevõtlusmaailmas, mis seda startupi siis teha nagu päriselt on. Reedel tulevad ideega inimesed lavale ja räägivad, milline mõte neil kuklas tiksub. Kuulajad, kes on programmeerijad, turundajad, disainerid, valivad, millise idee taha nad tahavad tulla. Ja siis on aega 48 tundi, et rakendus valmis teha. Põhieesmärk on see, et kui kellelgi on hea idee või lihtsalt nagu väga tugev soov midagi uut või ägedat või põnevat teha ja ei oska alustada, et siis see on ideaalne koht, kus saab kokku teiste selliste inimestega, kellel on sarnased soovid ja panna kokku tiim ja saada nädalavahetuse jooksul juba see tunne kätte, et mis siis on midagi uut nullist tekitada. Sageli inimesed käivad äriideega ringi, nad ei tea, kust alustada. Et siin on sul võimalus leida programmeerijad, turundajad, disainerid, kellega üldse oma toodet valmis ehitada ja siis sa saad katsetada, kas see idee on elujõuline või ei ole. Paljud ei ole, aga mõned on. Et selles mõttes see inimeste kokkusaamine on isegi väärtuslikum, aga teisest küljest, et kui see on päriselt elujõuline idee ja see võiks ka raha teenida, see võiks areneda, et siis ma ütleks, et Eesti on väga äge koht tegelikult, kus idu ja tehnoloogia ettevõtteid arendada. Seekordne võitja oli vähihaigete kokkuviimise äpp, sarnaste kogemuste ja probleemidega inimeste kokkuviimise keskkond üksteise toetamiseks ja kogemuste vahetamiseks. Eestis on üle 70 000 patsiendi, kes elab vähiga ja me püüame lihtsustada nende omavahelist kohtumist selleks, et patsiendile kogemus saaks olla oluline toetaja inimese teekonnal. Ma arvan, et see kasvab üsna kiiresti, sest meil on pikk visioon, meil on palju häid toetajaid, kaasamõtlejaid ja ma usun, et sellest saab üks väga kaasaegne ja tulevikku vaatav ökosüsteem Eesti patsientidele. Teise koha sai tehisintellektist osturakendus, mis peab meeles kõigi pereliikmete mõõte, eelistusi, soove ja ka eelarvet ning kamib internetti sobivate toodete leidmiseks. Ma saan aru, et te tulite siia ideega, aga meeskonda ei olnud, et selle te leisite siit. Jah, ma arvan, et üks põhjus, miks garaaži tehakse, ongi see, et inimesed, kes üksteist otsivad, leiaksid ennast. No täna, kui me räägime pühapäeva õhtu, et mis saab esmaspäeval? Esmaspäeval teeme edasi, meil on juba fundraising plaanid olemas, nii et loodame, et jätkame kohe. Tegemist ei ole üritusega, kus rikkad investorid noolivad Ameerika teleshow sarnaselt ideid, millele raha panna. Siin antakse soovitusi ja esitatakse žüriilt kriitilisi küsimusi, millele idee autor ehk ise ei tule, aga äriedukuse jaoks tuleb vastus leida. Aga ennekõike ma ütleks kindlasti, et me oleme hästi palju foundereid kokku toonud. Et konverentsid on ülilahedad, Eestis tehakse väga palju ägedaid konverentse, aga see on väga praktiline koht, kus saada see koostöötamise kogemus ja inimesed paremini tundma õppida. Kas 15 aasta jooksul on tulnud ka ideid, mida kõik teavad? On ikka tulnud 15 aasta jooksul üksjagu startup, et on siin olnud selline asi nagu Vital Fields, üks väga edukas Eesti startup mingil hetkel, mis ka eduka exiti tegi. Meil välismüüritustest on tulnud startup nimega Masquerade, mis Facebookile maha müüdi. Ja eks mitmete meie edukate startupide, näiteks Bolti asutajadki alguses olid garaažis ja pitchisid siin oma esimesi ideid enne, kui nad Boltini jõudsid. Et selles suhtes on olnud väga tore kasvulava. Üldiselt jäi kõlama ikkagi see, programmeerimine, disainimine ja äpi turundamine on tehtav. Peamine on ikka idee ja selle idee mahamüümine, sealhulgas ka neile, kes ideed reaalsuseks aitavad teha. See on tegelikult, ma arvan, maailmas ideid on hästi palju. Küsimus ongi, et kes suudab idee nii selgelt esiteks tiimiliikmetele maha müüa, et keegi tahab sinu tiimi kaasa tulla ideed sinna aega panustada ja seda ehitada. Ja teisest, kui sul on vaja ka investorite raha või selle idee kasvatamiseks raha, siis täpselt sama, kas sa suudad seda selgelt, enesekindlalt ja sisukalt esitleda, et investor usub, et just sulle tasub seda raha anda ja et see asi ei lähe kohe pankrotti, vaid tegelikult sellel on äripotentsiaal. Auhinnad üritusel on erinevad piletid, kingitused ja meened sponsoritelt, mitte suured rahasummad. Ja ammugi ei ole auhinnaks garanteeritud edu. See tuleb ikka ise saavutada.